Järgmisena tulebki meile rääkima Ingrid Sindi sellest, mida üks asendushooldusel iseseisvuv noor vajab. Tere päevast! Minu nimi on Ingrid, nagu tutvustatud, ja mul on tõesti hea meel, et mul on võimalus täna siin rääkida endale südamelähedasel teemal. Ja ma ühtlasi tänan ka Sotsiaalkindlustusametit ja Kajat ja Maarjat, et selle kutse teie poolt sain ja tegelikult, et ühtlasi te ka aitasite tegelikult mul ette valmistuda tänaseks ettekandeks. Ja kui ma selle kutse Sotsiaalkindlustusametilt sain, et siis tegelikult anti mulle 2 pealkirja varianti, nagu variantidena ette, et mida vajab asendushooldusel iseseisvuv noor ja teine, et mis toetab, ma siis haarasin sellest teisest pealkirjast kinni ja kohe mõtlesin naksti, et mul on vastus olemas ka, et mis toetab asendushooldusel iseseisvuvat noort, et toetab see, kui me kindlustame tema heaolu. Ja nagu võib-olla mõnes mõttes võiks vaadata siin, et hästi, et nagu võimegi siis nagu otsad kokku tõmmata, et selge. Aga kui nüüd öelda, et tuleb kindlustada õigused ja heaolu või et lisame veel siia juurde sellised mõisted nagu turvalisus, armastus, osalemine, iseseisvumine, sotsialiseerumine, mäletamine, jutustamine, lapsekesksus, siis võib-olla tekib küsimusi ja ma kutsun alustuseks just nagu mõtlema selle peale, et see õigused ja heaolu, et see mulle näib, et on tegelikult nagu üsna selline laialt kasutatav nagu sõnapaar nii asendushoolduse kontekstis kui ka lastekaitsetöös üldiselt. Esiteks sotsiaalhoolekande seadus ütleb, et asendushoolduse eesmärk on kindlustada õigused ja heaolu ja sealt edasi tuleb see seletus ja seda ütleb ka lastekaitseseadus. Nii et võib-olla siis tasub nii selle sõnapaari üle kui ka siit kaasnevate mõistete üle koos mõelda. Ja minu ettekanne ongi siis asendushooldusel teemal nagu asendushooldusel iseseisvuv noor ja heaolu kontekstis. Ja lähengi selle mõiste heaolu juurde ja kutsun esmalt alustuseks kaasa mõtlema, et sellele, et kuidas see heaolu mõiste nagu käsitlus on ajas muutunud. Ja Ben Arieh oma kolleegidega kirjutab ühes 2014. aasta raamatu peatükis, et algselt kuskil 100 tagasi või natuke rohkem veel oli mõiste heaolu seotud suuresti laste ellujäämise tagamisega, laste päästmisega. Ja probleemiks sel ajal oli suuresti väikelaste suremus, ka laste haigused. Ja selgelt oli heaolu seotud laste ellujäämise tagamisega. Siis siinjuures Jaap Tooek ütleb ka veel, et kusjuures fookuses just nimelt olid veel eeskätt ka orvud lapsed ja nende nii-öelda heaolu tagamine ja päästmine. Siis 20. sajandil üha rohkem liikus see heaolu käsitlus sinna poole, et hakati vaatama, kuidas tagada lastele elukvaliteet. Ja just nimelt nagu selline järgmine küsimus oli selles, et sellised objektiivsed heaolu näitajad ehk et soe, toit ja et kuidas tagada neid selliseid objektiivseid heaolu standardeid, elukvaliteeti. Aeg läheb natuke edasi ja 50. lõpus, äkki keegi oskab täpsustada, tuleb John Bowlby oma revolutsioonilise teooriaga, et laps bioloogilise inimolendina vajab arenguks armastust, lähisuhet. Ja see tõesti oli nagu revolutsiooniline, võib öelda selle teooria kohta, et tõesti, mida üks laps inimolendina, bioloogilise inimolendina arenguks vajab ja tulevad tõesti fookusesse, rääkides laste heaolust, tulevad fookusesse teemad laste arenguvajadusest, lapse vajadusest armastuse järele. Läheb veel aeg edasi ja 1989. aastal võetakse ÜRO-s vastu lapse õiguste konventsioon ja öeldakse, et see oli selline selles mõttes nagu uus ajajärk jälle lapse heaolust rääkides ja lapse heaolu mõtestades, et kui varasemalt vaadati lapse staatust ja positsiooni
pigem ikkagi nagu perekonna kontekstis, siis konventsiooni vastuvõtmisega muutub lapse staatuse ja positsiooni nagu küsimus. Ehk et lapse heaolu, lapse staatust ei vaadata enam ainult tema perekonna kontekstis, vaid laps on iseseisev õiguste kandja, autonoomne õiguste subjekt. Nii et siit loogiline ongi siis see, kuhu oleme jõudnud tänase päeva juurde, et loogiline ongi see, kui me siis räägime, et laps on subjekt ja ühtlasi rääkides lapse heaolust, on siis fookusesse tulnud lapse subjektiivne heaolu, lapse enda vaade oma heaolule. Ma usun, et see on kõikidele väga tuttav, et see on jällegi üks siis aspekt, mida ka tegelikult ju lastekaitseseadus kohustab nagu välja selgitama ja teema, millest räägitakse ka asendushoolduse kontekstis üha enam. Nii et me võime nagu laias laastus näha sellist tõesti väga lühidalt nagu rännates praegu siin selle heaolu käsitluse juures, et on toimunud liikumine siis lapse ellujäämise tagamiselt, lapse päästmiselt, lapse arenguvajaduste, lapse õiguste tagamisele. Ja võib-olla siit niimoodi tegelikult ma kutsuksin isegi küsimus ka, et kutsuksin kaasa mõtlema, et kus teie arvates sellel nii-öelda heaolu kontiinumil, kui nii võib öelda, kus tänane Eesti asendushooldust puudutav seadusloome või praktika paikneb, kui me räägime lapse heaolust? Nüüd rääkides lapse õigustest ja heaolust, siis üheks levinud õiguste ja heaolu raamistikuks on lühidalt öeldes 3P lähenemine ja tuleb siis see P siis ingliskeelsetest sõnadest, protection, provision ja participation. Nii et laias laastus siis on selline käsitlus ja raamistik, et lapse õigused võib jagada siis nagu 3 kategooriasse, et lapsel on siis kaitsega seotud õigused, hoolitsuse ja arenguga ning autonoomia ja osalemisega seotud õigused. Ja see on tegelikult sobiv raamistik nagu arutlemaks lapse heaolu üle ka asendushoolduse nagu kontekstis. Ja kindlasti lapse õiguste tagamine algab tema kaitseõiguste tagamisega. Ma ei hakka siit praegu üle lugema, aga võib aru saada tõesti, et siin kohe haakub, siis tuleb see mõistega turvalisus. Nii et ka asendushoolduse alguspunkt on turvalisus. Ja ma olen ikka mõelnud, et nüüd kehtivas lastekaitseseaduses on sees lasteasutuste kohustus või ülesanne teha iga-aastane sisehindamine, eks. Minu arvates see turvalisuse küsimus ja turvalisuse aspekt, kuna ta on lihtsalt niivõrd tähtis, me ei saa rääkida sealt edasi lapse arengust, lapsega suhtlemisest, kui puudub turvalisus. Et kuna see turvalisuse aspekt on lihtsalt niivõrd tähtis, siis minu arvates võiks olla näiteks asutuste, aga miks mitte ka hooldusperede nagu selline nii-öelda üks check küsimus, et kuidas on laste turvalisusega, mis näitab, et lastel on turvaline, et vähemalt kord aastas täiskasvanud mõtleksid selle peale, mis näitab, et on turvaline ja tegelikult siit veel edasi, kui me natukene kaasame siia ka selliseid traumateooriast tuntud käsitlusi, siis siin me võiksime veel ka küsida, et mis näitab seda, et lastel on tunnetatud turvalisus. Et veel selline nüansirikkam, et ma tunnen, et on turvalisus, et ehk, et mitte alati ei pruugi turvalisust tagada see, et on lambid põlevad ja tuba on soe. Ma täna korraks põrkan siia selle puudutades turvalisust, mul tuli endal väike nagu mõte või tundsin korraks, et huvitav, et kui ma tulin täna siit välisuksest sisse, selle maja välisuksest sisse, et ma ei leidnud nagu viitasid, ma jäin all seisma või vaatama, et kus on viidad, et kus see asi siin täna toimub, see meie üritus. Ja vaatasin, et ma ei saanud küsida kellegilt, mõtlesin, äkki on teisel korrusel, üks naisterahvas tuli veel, hakkasime temaga vaatama, tulime teisele korrusele, ikka veel ei olnud viitasid. Ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda, et see on väga väike näide, aga võib-olla nagu illustreerib seda, et turvalisus, et ka siin juures see, et ma tean, mis toimub, ma tean, kuhu minna, mul on asjad selged, mul on arusaam, mul on teave, mul on info, et näiteks ka sellised asjad siia juurde.
siis hoolitsuse ja arenguga seotud õigused tõesti, et saada head hoolitsust ja et oleksid loodud tingimused arenguks, ka haridus ja asjad siia juurde. Nüüd selline autonoomia ja osalemisega seotud õigused on nagu uus mõõde heaolu käsitlemisel ja ma usun, et seda ka asendushoolduse kontekstis. Näiteks üheks autonoomiaga seotud õiguseks on õigus identiteedile. Täna sellest väga pikemalt ei räägi, aga olgu ta siinkohal mainitud. Ja ühtlasi see autonoomia ja osalemisega seotud õigused tegelikult seavad nagu uusi ülesandeid ka täiskasvanutele. Ehk et mitte ainult kaitse ja hoolitsusareng või hoolitsus ei tule kindlustada, aga ikkagi ka lapse osalemine. Ja mis siis see tähendab? Et nüüd lapse õiguste komitee on oma üldkommentaaris selgitanud, et see osalemine tähendab siis teabe jagamist, dialoogi, suhtlemist lastega. Ja usun, et siit võikski tegelikult ka nagu kinni haarata, et mis see siis nagu tähendab, et korraks ka mõelda selle peale. Et ma arvan, siin on väga oluline nüanss tegelikult juba sees olemas, et teabe jagamine. Et kõigepealt suheldes lastega, alustades siis, kui laps perest eraldatakse, lastekaitsetöötajana suheldes lapsega, et laps teab, kuhu ta läheb, kui kauaks ta läheb, miks ta läheb. Teabe jagamine. Ma tõesti rõhutan seda ja otsustasin selle nüansi välja tuua, sest ma tean, et see on ikka mõneti veel ikkagi ka selliseks, mitte alati võib-olla ei pöörata sellele väga palju tähelepanu, et see teabe jagamine. Aga seega edasi siis ikkagi asendushoolduse kontekstis see teabe jagamine, mis puudutab suhtlemist, siis minu arvates järgmine märksõna, mis võiks siia välja tuua, on isiklik olemine lapsega. Jällegi, nii lastekaitsetöötaja kui ka perevanem, kasvataja, hooldusvanem, isiklik olemine, eeskätt seda, et ma kasutan mina keelt. Ma soovin sulle rääkida, ma tahan sulle öelda, mul on sulle üks oluline jutt rääkida. Et tõesti ma olen praktikas pannud tähele, et mis puudutab seda isiklikku keelt, et see ka, et mitte alati ei ole nagu iseenesest mõistetav, et isegi nii-öelda kolmandat keelt kasutatakse vahest, et kasvataja tahab sulle praegu öelda, et siin on nagu keegi kolmas kasvataja veel või. Nii et see isiklik olemine on see, mis hakkab looma siis ka seda suhet. Aga tegelikult on selle 3B raamistikus, kui rääkides lapse õigustest ja heaolust, võib öelda, et on üks lahendamata küsimus ja ma kutsun teid sellele küsimusele kaasa mõtlema. Et teades seda, et laste väga oluliseks arenguvajaduseks on vajadus armastuse järele, siis kuidas nagu asetada seda vajadust siia lapse õiguste ja heaolu konteksti on tegelikult üks küsimus, mille üle ka erialases kirjanduses arutletakse. Või kuidas seda siis mõista, et õigus armastusele. Kas me nagu saame nii nagu rääkida armastusest või armastavast suhtest? Ehk et riik saab näiteks oma seadusloomega ja ta saab, õigusnormina sisse kirjutada seadusesse, ka praktikajuhenditesse, et on kohustus kaitsta last, et ka hoolitsusega seotud nagu selliseid norme saab kirjeldada, seletada, aga kuidas seletada ja kas üldse saab nagu õigusnormina sisse panna kuhugi sellist asja nagu lapse vajadus armastusele või õigus armastusele. Nii et see on üks selline nagu huvitav küsimus, mis just asendushoolduse kontekstis ja rääkides õigustest ja heaolust siia kindlasti nagu sisse tuleb. Ja täna ilmselt on seda teemat lahendatud sel viisil, et koolitatakse, ei saa panna nagu, ei saa kohustada armastama, aga räägitakse selle teema vajalikkusest, eks. Et see selline nüanss siin. Nüüd, mis toetab lapse iseseisvumist ja kui me mõtleme siis lapse heaolule, osalemisele ning meie küsimus täna, et mis toetab lapse iseseisvumist, siis tegelikult me võiksime siit ka mõelda ja ma kutsun teid kaasa mõtlema, et kes see laps on? Kõigepealt, kes see laps on ja kuidas ta iseseisvub?
ja nüüd lapsepõlveteooriates tegelikult tuleb meile siia abiks selline mõiste nagu sotsialiseerumine. Et kui me räägime, kes see laps on ja tema iseseisvumisest, siis mõiste nagu sotsialiseerumine. Ja kuni siit, kes see laps on, kõigepealt seda puudutav, et kuni eelmise sajandi kuskil keskpaigani oli valdav arusaam see, et lapse iseseisvumise ja sotsialiseerumise toetamiseks tuleb last õpetada, juhendada, suunata selliste nii-öelda väliste jõudude ja välise või niisuguse kasvatuse ja sobiva ja kasvatuse abil siis suunata teda iseseisvumisele. Nii et ja see ei tähenda, et lapsi võib-olla ei armastatud või ei hoolitud nendest. Lihtsalt selline oli see valdav arusaam, et laps on nagu iseseisev ja valmis siis, kui ta nagu on jõudnud kuskile vanusesse. Selgelt oli ka vanusega seotud see selline käsitlus. Nüüd eelmise sajandi teisest poolest, kui laste elu ja lapsepõlve uuringutes võeti kasutusele uued meetodid, selgelt on seotud sellised uued nägemused uute meetodite kasutusele võtmisega, et jah, kui võeti kasutusele uued meetodid, siis avastatakse ja saadakse uusi teadmisi lastest. Oma igapäevaelus lapsed tegutsevad, nad on aktiivsed, uudishimulikud, ettevõtlikud, nad lahendavad probleeme nii eakaaslaste grupis, kui ka on võimelised seisma oma huvide eest, on võimelised väljendama valikuid. See on nagu miinimum, mida lapsed teevad oma nagu iseseisvuse mõistes. Nad väljendavad valikuid, nad väljendavad, mis neile sobib, mis neile meeldib, mis ei meeldi ja seda eeskätt eakaaslaste grupis. Ja nii et hakati märkama, et lapsed nagu ilmutavad palju rohkem iseseisvust, kui seda võib-olla teoreetiliselt varem võimalikuks peeti. Ja muide, laps kui selline iseseisev ja selline sotsiaalselt aktiivne tegutseja, tegelikult ta ilmus näiteks lastekirjandusse palju varem kui lapsepõlveteooriatesse. Nii et siit võib-olla on meile klassikaks tuntud saanud teos ja tegelane nagu Huckleberry Finn ja Pipi Pikksukk. Nad on aktiivsed tegutsejad ja nii edasi, seda kõike. Ja muide, laps kui iseseisev aktiivne tegutseja ilmus ka asendushoolduse praktikasse palju varem kui lapsepõlveteooriatesse või kuskile seadusloomesse. Ehk et ma korraks viitan siin ja kellel pakub rohkem huvi. Juba 100 aastat tagasi Janusz Korczak Poolas selgelt, kui me loeme täna tema tekste ja uuritakse tema praktikat ja selle praktika sisu, siis lastekodus, kus kasvas 200 last, kõik tema see selline kasvatuspraktika toetus sellele, et toetada laste sellist aktiivsust, nende nagu mõtestamisoskust ja kõike seda edasi. Nii, aga ma siia rohkem väga pikalt ei jää. Nüüd, kui me mõtleme siis ja hästi, et oleme nüüd selle eelmise teema nagu teadmiseks võtnud, et aga kui tuleme siia asendushoolduse konteksti rohkem ja räägime lapse nagu iseseisvumisest, et siis me teame seda, et täna on meil kasvavalt teadmisi, võib nii öelda, et mida teeb lapsega hülgamiskogemus, armastuse puudus, mida teeb lapsega traumakogemus. Ja nii, et ma ei ole naiivne ja ei arva, et kõik asendushooldusel sirguvad lapsed suudavad olla Huckleberry Finni või Pipi moodi iseseisvad ja aktiivsed ja ettevõtlikud ja uudishimulikud. Tõepoolest, hülgamiskogemus ja traumakogemus mõjutab lapse keha ja ka teadvust. Nii et räägitakse, eks ju, väga palju ja on kasvavalt seda nagu arutelu ja teemat, et lapse tunnetest, et ühtpidi kas lapse tunded külmuvad ja teisipidi näiteks, et on väga tugevad tunded, nii et on tõesti aspekte, mida tuleb arvestada, kui me räägime lapse iseseisvumisest ja kui me mõtleme siis sellele hülgamis- või traumakogemusele, siiski, mida saab teha iga laps, ka traumakogemusega laps, ta saab valida. Ta on võimeline valima ja juba väikesed asjad,
kas sa soovid, et me räägime sellest asjast praegu või näiteks homme? Kas sa soovid, et me paneme sinu toariiulile raamatud või paneme näiteks sinna mingid mänguasjad? Ja niimoodi päev-päevalt väikseid valikuid andes ja andes järjest suuremaid valikuid. Seda saab teha iga traumakogemusega laps. Kui valikuid ei anta, pigem siis on jätamegi teda ainult sinna objekti ja sinna traumakogemuse staatusesse. Et ühesõnaga see suur oht on seal selles. Ja kolmas teema, mis puudutab siin lapse iseseisvumist ja sellist nagu subjektina kohtlemist, on lapse traumakogemus ning lapse passiivsus ja vähene teguses, et ikkagi nagu et öeldakse, et hästi, et anname ka valikuid ja kuidagi nagu ikka räägime, oleme, et aga nad on ikkagi nagu justkui passiivsed, ei huvita ja vähe tegusad. Siis üks selline huvitav käsitlus on näiteks William Corsaarolt, ka lapsepõlve sotsioloogilt, kes siis ütleb, et tegelikult see suunab küsima, et kui me nagu märkame, et lapsed on vähe tegusad, vähe aktiivsed, see suunab ikkagi, et mis valikuid, mis võimalusi pakutakse lastele, aga ka mida oodatakse lastelt. Nii et tema näiteks toob oma uuringu tulemustes selliseid huvitavaid näiteid, et kus siis lapsed nagu mingeid ressursse kasutades vahest nagu seisavad nagu oma huvide ja vajaduste eest nagu nii-öelda under life on temal seal selline kontseptsioon, et nad astuvad nad astuvad üle nagu täiskasvanute poolt lubatud seatud asjadest, aga nad tegelikult ikkagi väljendavad oma aktiivsust ja oma tegusust ja samal ajal, miks nad seda teevad, nad seisavad oma näiteks vajaduste eest. Nii et vahest, kui neile ei võimaldata täiskasvanute poolt piisavalt nagu tegusust, on siin see jutu mõte, et ei võimaldata piisavalt ja ei ole selliseid valikuid, suhtlust ja niisugust nende aktiivsuse, iseseisvuse tunnustamist, siis nad hakkavad seda ise kuidagi nii-öelda under life oma aktiivsust praktiseerima. Nii et see on ka selline huvitav ja mis suunab võib-olla küsimused siis sinna, et mida lastelt oodatakse, mida võimaldatakse. Ja soovin järgnevalt tuua mõned näited enda läbi viidud uuringust, mis siis ilmestavad seda, et illustreerivad nagu seda heaolu osalemist, aga ka osalemise tähendust. Ja siin just seda, et kuidas näiteks seda osalemist toetada mitte ainult nagu kitsates asjades, aga lapse elu, tema enda elulugu puudutavates küsimustes. Ja osalemine on siis minu uuringus oli ta siis seotud jutustamisega. Ja tegemist hästi lühidalt, et kuna tõesti see metoodika ise oli nagu selles mõttes oluline rääkides laste osalemisest, et ma hästi lühidalt seda ka tutvustan, et see metoodika täpsemalt, mida mina tegin, oli, et lugude jutustamise protsess või lugude jutustamise metoodika, olles inspireeritud elulootöö meetodist, aga et siis see tähendas seda, et ma kutsusin siis osalema uuringusse lapsi noori alates, kes olid 12-aastased, 8 nendest olid nõus, valisid selle uuringus osalemise ja tutvustasin muidugi neile, mis see seal tähendab ja mis see lugude jutustamine tähendab. Ja kohtusin siis kokku 8 laps-noort ja kohtusin nendega kokku 3 korral, ehk et kokku siis 24 kohtumist. Ja see lugude jutustamise protsess oli niimoodi, et mul olid mingid teemad ja küsimused, et millest me võiksime rääkida, alustades, et kus on laps sündinud, nii edasi. Ja laps rääkis, mina kirjutasin lugusid ülesse ja nii igal korral. Teise korra alguses vaatasime eelmine kord räägitud lugusid ja oluline asi on siin see, et minu juhend oli siis see, mida see metoodikaga ette näeb, et sa võid lugu igal ajal muuta, kui sa tahad, sa võid selle eelmine kord räägitud loo täiesti ära kustutada, aga kui sa tahad, sa võid midagi muuta, kui sa mõtled, et midagi oli hoopis teistmoodi, jällegi, et see on sinu lugu, sa võid seda muuta. Ja nii, et osalemise tähendus ja jutustamine ja siit ma siis paar väga väikest nagu temaatilist lõiku olen toonud siis siia praegu teiega jagamiseks. Ja kõigepealt, et mida lapsed, noored jutustavad perekonnast. Ja nii, et lõpus see lugude
nende transkriptsioonide või tekkinud lugude analüüs toimus siis narratiivanalüüsi alusel ja üks fookus siis analüüsil oli see, et mida lapsed, noored jutustavad perekonnast. Ja tulemused näitasid, et perekond on tõesti laste ja noorte juttudes sellisel kesksel kohal, aga ta on mõjutatud siis olevikust ja mõjutatud ka minevikust. Nii et oleviku reaalsus on laste noorte jaoks elu perekodus, käesoleva hetke perekodus. Aga minevikus siis rääkides perekonnast, siis ilmub perekonnaga seoses bioloogiline pere nende lugudes ja ka sellised positiivsed ja ka negatiivsed lood ja emotsioonid, mis on siis bioloogilise perega seotud ja ühtlasi seotud sellega, et kas ja kui palju ja mida nad mäletavad või teavad. Loodan, et olete kaasas, ma tunnen, et kuidagi palju infot tuleb siit, aga siit edasi minnes, siis üks moment veel, et kui vaadata, et mida nad räägivad nii minevikust pere teemal kui ka olevikust, eeskätt ja minevikust siin see moment, mis ma välja toon, on see, et nende lugudes justkui olid olulised nagu detailid, et mida ma sellega silmas pean. Et nad tõesti väga nagu täpsustasid seda, et alates sellest, et ma olen sündinud seal, näiteks Viljandis, olen sündinud Viljandis ja Viljandi haiglas, et nad hakkasid täpsustama neid detaile. Ma ei tea, kas nad arvasid, et see on midagi, mis mina neilt ootan, võimalik, et see on nagu üks aspekt, kuhu võib nagu mõelda seda. Aga samas me julgeme arvata, et mitte ainult. Ja kui ma ütlen me, siis ma siin tegelikult viitan oma juhendajatele ja eeskätt Judith Strömplile, kes suuresti aitas mul või aitas analüüsi teha ja kellega sain väga palju jutustada või arutleda neil teemadel. Aga ehk et sellised olulised detailid, et nagu tõesti kohanimed, sünnikoht, haigla nimi, pereliikmed, et nad, tema seal vanaisad või keegi, võib-olla ema, õde, et neid nimetati, siis kodu, kui oli muutus kodu asukohas, siis nimetati, et läksin sealt elama näiteks sellest vallast sinna, et sellised detailid. Ehk et see suunab mõtlema ka sellele, et aga võimalik, et need detailid ongi lastele olulised. Nüüd teine moment, mis me märkasime, on see, rääkides jällegi minevikust ja perekonnast, et need lood muutusid jutustamise käigus, ütleme niimoodi, et rohkem realistlikumaks. Ja siit on nüüd, soovin ilmestada seda mõtet ühe nooruki lugudega. Et ma jäängi selle juurde, et nooruk, et ei ütle ka, kes ta oli poiss või tüdruk ja nime, et aga ta oli siis 17-aastane sel hetkel, kui meil siis oli see lugude jutustamise projekt ja kui ta perest eraldati, oli ta 13-aastane. Nii et siis nende 3 kohtumise käigus ta siis rääkis lugusid siis oma perest. Ja väga iseloomulik nii selle nooruki puhul kui ka teiste puhul oli see, et olid positiivsed ja sellised positiivsed ilusad lood perekonnast enne perest eraldamist siis. Nii et siit toon ühe näite. Ja ka bioloogilised vanemad siis olid nendes nagu positiivsetes lugudes nagu selliste positiivsete tegelastena nagu võimalik märgata. Nii et siit üks lugu. Siis see jäär mul selja tagant tuli. Kukkusin maha ja huulega vastu betooni ja nüüd on mul huulel arm. See jäär puksis ära ja jooksis minema. Kuna mul emaga kohe ligidal oli, siis ta ajas taga minema. Ja neid lugusid olid veel nii tema lugudes kui ka teiste noorte, laste või noorte lugudes, kus olid sellised toredad mingid, siin just eeskätt see aspekt, et vanem ilmub positiivses valguses. Ja neid oli näiteks selle nooruki puhul tõesti veel, et kuidas ta seostas just, et ta oli kunagi kartnud midagi ja siis oli ema tuli. Ühtlasi näiteks see nooruk, aga mõned veel olid, kes nagu
nagu seostasid enda isiksust või enda mingeid oskusi oma vanemaga. Näiteks siit juba väike siis lõik, et juba ema hakkas õpetama umbes 5-aastaselt multikaid vaadates, jutt on inglise keelest. Ka praegu näiteks inglisekeelset filmi vaadates saan aru. Aga rääkides sellest, et mida see lugude jutustamise protsess nagu välja tõi, et tegelikult nagu rohkem jutustades ja lugedes neid eelnevalt kirjutatud lugusid, nende lood muutusid nii-öelda rohkem realistlikuks. Et siis 3. kohtumise algus selle noorukiga, kui me lugesime varem kirjutatud lugusid, siis järsku ühel hetkel ta ütles. Kui aus olla, siis see paras lilleline koht ka ei olnud. Seal hakkasid need esimesed probleemid, mis peres olid. Isa hakkas jooma ja siis üsnagi peale seda ka ema hakkas jooma. Suitsu on nad alati teinud nii palju, kui ma tean. Kui isa ikka korralikult ära jõi, siis läks ta vägivaldseks. Ja ma soovin jõuda siia, et tegelikult kõige suurem küsimus on siin selles, et lugude jutustamine on kasulik. Ja kõigepealt tegelikult see lugude jutustamine, mida rohkem võimalusi saavad lapsed või noored jutustada, mõtestada, siis ühtpidi nad toovad siis välja number 1 asi, selliseid positiivseid lugusid seoses bioloogilise pere ja vanematega. Nii et neil ei ole tegelikult selline ainult mustvalge maailmapilt, et elu enne perest eraldamist oli ainult negatiivne ja üks suur trauma näiteks. Seal on ka ilusaid positiivseid lugusid ja nende vanemad on mingites olukordades käitunud hästi, hoidnud neid, midagi on olnud hästi. Ja kui me mõtlesime selle peale, et huvitav, et mis see nagu on, et mida nagu lapsed, noored siis välja toovad, et siis võib-olla see ongi nii, et me inimestena vajamegi oma lapsepõlvest neid ilusaid positiivseid lugusid, sest ilmselt igas lapsepõlves on mingit kurbust, hülgamist meil kõigil. Aga kui meil ei ole neid positiivseid lugusid, siis võib-olla on raskem elada, ehk et teisipidi kergem on elada, helgem on elada, kui mul on, ma tean, mul on lood oma lapsepõlvest ja positiivsed lood. Teine moment võib-olla on see, et mis siis need lood näitavad, et igal lapsel peavadki olema positiivsed lood. Et võib-olla see on selline dominantne kuidagi nagu narratiiv ühiskonnas, et lapsepõlves on positiivsed lood ju, meil on ka. Et võib-olla nad nagu taas elustasid seda dominantset narratiivi. Aga ma jõuan siia oluline moment selle lugude jutustamise juures on siis ka see, et tegelikult need lood suunavad muidugi mõtlema selle üle, et aga jaa, et mis siis on tõde või pooltõde või päris fantaasia nendes lugudes. See on nagu ilmselt küsimus siis, mis nagu lugusid jutustades ja mis neid teemasid nagu avades paratamatult ja see tekibki see küsimus ka. Ja tulebki aidata neil selles nagu selgusele jõuda endal ka, et mis siis on tõde, pooltõde ja mis on fantaasia. Igal juhul on siis võib-olla see viimane mõte selle praeguse teema juures siin, et kui ei jutusta, siis tegelikult mälestused tuhmuvad ja teadlikkust ei ole ja nad loovad ka siis selliseid nii-öelda siis pooltõeseid tõlgendusi. Nii et ja see on see oht, millega siis neid nagu üksi jäetakse. Siis aga kindlasti see lugude jutustamise kasulikkus, üks moment on ka see, et see toetas nende enda huvi lugudega tegelemisel, et kui nad ei teadnud mingeid olulisi detaile, et kus on sündinud või mis, siis nad hakkasid seda ise otsima muideks. Näiteks tõesti tuleb üks nooruk mul meelde, kes oli ühel järgneval kohtumisel, ja meil nagu eelmine kord ei leppinud seda kokku, et ta nüüd teeb seda või otsib ise infot aga ta oli et me eelmine kord rääkisime, et ma ütlesin, et ma ei tea, kus mul õed-vennad on sündinud, aga ma rääkisin oma perevanemaga ja sain teada. Või siis oli näiteks üks nooruk, kellel oli vene perekonna nimi ja kes selle lugude jutustamise ajal hakkas seda nagu mõtlema, et huvitav et aga miks mul on ja seal kellelgi lähisugulastel ei olnud. Ja ta uuris selle ise välja. Võttis ühendust oma vanema vennaga ja vestlesid sellest. Nii, et see nagu innustab, see nagu tekitab neid huvi ja innustab neid ennast tegelikult nende elus oluliste küsimustega tegelema, võib siis nii öelda.
ühtlasi jaa, et see lugude jutustamine on siis seotud ka tegelikult õigusega, antud juhul siis õigusidentiteedile. Aga siis üks teine väike selline temaatiline lõik on see, et mis laste-noorte lugudest tuli, on justkui nagu nende sõnum, et perekonnad võivad olla erinevad. Nii et tõesti rääkides nagu oleviku perekonnast, siis nad tõid oma oleviku perekonna puhul välja rida häid aspekte, et elamine oma toas, head elutingimused, tugi ja hool perevanematelt, teistelt täiskasvanutelt ja kuidagi siin nüüd tuleb üks selline lugu ühelt noorukilt, et perekondasid võivad olla erinevad. Ma arvan, et kui täiesti võhivõõras inimene näeks ja ta ei teaks, et me oleme kõik erinevad, siis ta arvaks, et me oleme üks suurem pere. Mitte, et see on sealt ja see on sealt, vaid et olemegi üks suur pere. Et tegelikult nemad nagu kutsuvad normaliseerima seda peremudelit ja nad ise näevad siis perekodus elamise häid aspekte, aga et selline võib-olla ebakindlus tekitab niisugune üldine ühiskondlik hoiak ja hirm, et ta võib teistsugune välja paista. Ja kolmas väike temaatiline selline teema on siis, puudutab tähenduste loomise keerukust. Ja me panime tähele, et nende lugudes on siis sellised momendid, et kus nad nagu takerduvad, et mis see tähendab, et peres on peretädi või mind paigutati asenduskodusse, et mis see siis nüüd oli. Nii et ma siit ühtegi konkreetset lugu välja ei too, aga on arusaamatused ja mis puudutavad tegelikult just nagu keelekasutust, sõnad ja mingid arusaamatud lood. Et näiteks siis arusaamatused, peremoodi, nagu pere, siit on mõned sõnad toodud, peretädi, paigutus. Et nagu me mõtleme, eks ju, et siin nüüd enamjaolt me oleme elanud oma kodus või elame oma kodus ja lastena ja lastega näiteks, kas me kuskile paigutame oma lapsi või? Et kui midagi kuidagi liigume, siis me kolime või reisime või läheme külla. Et sellised nagu teenuse kontekstis spetsiifilised sõnad ja mis siis siin tulid välja, et need nagu tekitavad arusaamatust. Ja seda ettekannet, sellele teemale mõeldes ja seda ettekannet ette valmistades jäin mõtlema ka veel selle üle, et tõesti vahest on nagu isegi sellised mingid täiskasvanutele võivad tunduda mingi täiesti arusaadav, et see on selline lugu, mida me siin räägime, isegi muinaslood ja mul läks mõte muinasjutu peale. Et isegi muinaslood võivad olla vahest sellised, et justkui räägime ja põlvest põlve, aga tegelikult kui hakata mõtlema, mida see tähendab, mis siin on nüüd see sisu või tähendus. Ja ma toon ühe näite. Ja mulle meenus, et olin ise 6. või 7. klassis kuskil seal ja ükskord me pidime siis midagi oma klassi poolt nagu ette valmistama jõuludeks, mingi etteaste. Ja meil tekkis siis mingi grupp seal lastega mõte, et teeme punamütsikese etendust. Et ja täpselt selline raamat oli mul endal olemas selle kaane pildiga, et teeme punamütsikese etendust. Ja siis, ja kui me hakkasime mõtlema selle peale, et seda lugu ja et kuidas me siis seda teha võiksime ja me olime täiesti niimoodi, et me ei saa sellest loost mitte midagi aru. Miks see unt pani need punamütsikese või vanaema riided selga või et miks ta nüüd selle vanaema ära söi, kuidas see vanaema sealt kõhust nagu tervena kätte saadi? Miks see ema üldse selle punamütsikese sinna metsa saatis, kui teades, et mis kõik 100 ohtu seal nagu on, mis selle looga nagu öelda on tahetud? Ja see on esimene moment, mis nagu tuleb pähe sellise, ja ma ei alaväärista muinasjuttude tähtsust, nad on väga tähtsad. Ja tõesti lastega see lugude rääkimine ja muinasjuttude rääkimine, aga see on üks näide, et kuidas mingi teada-tuntud lugu justkui ja kuidas me ei mõtlegi võib-olla selle peale, et see põhjustab arusaamatust. Ja siin tuleb selline nagu laiem kontekst kogu sellel teemal, et me inimestena elame selline, tundub äkki kohmakas mõiste, aga või võib-olla mitte, aga et me elame narratiivses maailmas.
et ei ole ju niimoodi, et siin on mingi tühi maailm, et me inimestena elame narratiivses maailmas, kus on sõnad, lood, me loome tähendusi, mis midagi tähendab, me loome tähendusi ka iseenda kohta läbi keelekasutuse, läbi sõnade, läbi lugude. Nii et tasub tähele panna, et mis sõnad, mis keel, mis lood põhjustavad siis nagu arusaamatust. Ja üks moment veel siia lõppu, et me võib öelda, et lugudes paistab silma ka selline teema nagu suhete ajutisus. Et üks tsitaat siis, tegelikult oleme siin perekodus üsna ajutised, me lahkume ja teised tulevad meie asemele. Ehk et kui rääkida perekonnast, et siis nad justkui suunavad nagu mõtestama seda, et aga justkui tavaliselt ju peresuhted ei lõppe siis, kui inimene saab täisealiseks. Et aga meie puhul on nii, et tegelikult oleme siin ajutised. Ja see suunab kindlasti, liigun siit juba natukene järk-järgult rohkem siis selle iseseisvumise toetamise, võib-olla ka järelhoolduse poole. Nii et see on kindlasti teema, mis siis, millega tuleb tegeleda ja tegelikult sellest teemast tuleb võimaldada neil ka rääkida. Et ei aita see, kui me teeme nägu, et kõik on hästi ja justkui sihukest asja pole olemas, eeskätt sellest rääkida. Nii et see tõend nii-öelda tulebki siit see, et tuleb kuulata, selgitada, aidata mõista lugusid ja suhteid. Ja läbi siis nende selgituste ja lugude saab siis tegelikult toetada ka lapse või noore arengut ja heaolu. Ja veel viimane moment siia, mis puudutab siis seda lugude jutustamise protsessi, et kui see individuaalsed lood olid siis niimoodi räägitud ja individuaalsed kohtumised olid ära olnud, et siis me käisime noortega, siis tegime ka ühistegevusi, kes selles projektis osalesid ja ühel korral käisime kanuumatkal ja siis teisel päeval sealt kanuumatkalt tagasi tulles oli siis selline olukord, et sõitsime bussis 8 noort, mina ja üks sotsiaaltöötaja ja järsku üks nooruk ütles bussis tagant, et olime kuskil Eestimaa peal ja ütles siis, et varsti tuleb siit nagu saab keerata paremale, et kas me võiksime ära keerata ja minna sinna vaatama. Ma teadsin, mis seal on, et mis seal paremale keerates tuleb. Seal oli üks siis selleks päevaks juba uksed sulgenud vana lastekodu. Ja ütlesin, et ikka, et meil ei olnud nii kiiret ja sõitsime sinna siis teekäänakust sisse ja siis seisame seal, vaatame, ongi see lastekodu seal suur uhke hoone maha jäetud. Ja siis see sama nooruk küsib, et äkki läheme ka välja, et vaatame natuke ringi. Ja läksime ka välja, kõik olid nõus, teised ka. Selgus, et seal oli elanud nii see nooruk kui ka veel 3 või 4 selles bussis olnud noorukit. Nii et nende elus oli olnud ka tegelikult korduvaid asendushoolduse paigutusi ja kunagi väikelapsena olid nad elanud seal. Ja mis juhtus oli see, et nad seal rääkisid ilusaid lugusid, raskeid lugusid, näitasid kätega, kõik meenutasid, kes oli paha öelda, aga kedagi oli hoitud kuskil üleval korrusel mingis toas üksinda vahepeal kinni, kui ta halvasti käitus, siis ta näitas, kuidas ta sealt põgenes. Ja aga oli ka ilusaid lugusid, ühele noorukile meenus, et siin kusagil peaks ju bassein olema. Ja mina ei teadnud sellest, aga ühesõnaga rändasime või seal jalutasime ringi ja oligi nii, et täiesti nagu detailid hakkasid tulema kuskilt, et et telesinine bassein. Siis oli see, et seal on lähedal ehitatud 2 uut peremaja ja üsna peagi siis tulid sealt paar last ja üks kasvataja ja nad tundsid ära üks nooruk siis selle kasvatajaga, see oli ka üks selline imearmas taaskohtumine. Me veetsime seal siis päris pikalt aega. Aga siit kogu see jutt siis lõpetan selle mõttega, et ma arvan, et seda võiks öelda, et on kui me räägime lapsekesksest lähenemisest kogu selle teema juures veel, et siis see tähendab seda, et tegelikult ühtpidi laste huvide toetamist või laste nagu huvi tegeleda, et tegeleda enda elus oluliste asjadega, toetada nende huvi, pakkuda võimalusi, erinevaid tegevusi, ma ei tea, projekte, vestluseid, aga teisest küljest liikuda nende enda tempos, nende enda nagu valmisolekut, huvisid ja küsimusi silmas pidades. Ja ma arvan, et mu aeg hakkab lõppema, aga veel paar momenti tahan tuua välja, et ennem
liigume rohkem siis selle poole, et tegelikult tõesti, kui oluline on see teabe jagamine ja et ühtpidi siis et nad saaksid rääkida selles, mis hakkab siis tulevik tooma, aga siin on nüüd üks seoses teabe jagamisega on üks selline hea ülevaatliku joonisena toodud joonis ühest uuringuraportist, et tegelikult see laste osalemine, lastega dialoog, teabe jagamine on asendushoolduses, võib öelda tõesti niisugune kasvav kuum teema. Et aga siin siis ühe joonisena toodud, et mille kohta lapsed selgitusi ja teavet soovivad. Alates siit ülevalt on siis, et miks nad perest eraldati? Teave, selgitus, miks nad perest eraldati? Siis teine, teavet, selgitus nende enda eluloo kohta. Siis kolmas, teavet, selgitust tulevikuplaanide kohta, tegevuskavade kohta. Miks tehakse, mis asi see kõik on, mis nii. Siis teavet, selgitust nende enda kohta ja selliste nende enda elu nagu oluliste aspektide, et just nende enda nagu oluliste aspektide kohta. Siis teave, selgitus, see on ka muideks huvitav. Miks sotsiaaltöötaja on nagu nende elus? Et väga paljude laste elus võib-olla nad ei puutu kokku sotsiaal- või lastekaitsetöötaja. Miks nemad ikkagi? See suunab kohe. Nii kui lastekaitsetöötaja hakkab suhtlema lapsega, tutvustada, kes ma olen, mis me teeme, mis on minu ülesanne, kes ma sinu elus olen. Ja siit viimase aspektina sellest uuringust oli, et selgitusi, et miks saab oma koju või millal saab oma koju minna. Aga et ühesõnaga tõesti see selline kõik see selgituste, jutustamise, osalemise nagu maailm on tegelikult tõesti nagu siis oluline asendushoolduse kontekstis. Ja nüüd ma loodan, et teie jaoks oli ka kuidagi nagu olite kaasas, et see kõik see eelnev tegelikult ongi seotud iseseisvumise ja iseseisvumise toetamisega, et see iseseisvumise toetamine ei hakka mingist hetkest, et nüüd aasta pärast peab ära minema või 2 pärast või poole aasta pärast. Et kõik see eelnev on juba see, kui me räägime iseseisvumise toetamisest. Aga et kui nüüd siin paar aastat tagasi tuli siis see seaduse muudatus ja on üks siis reform olnud, et asendushooldus ja järelhooldusteenus, siis sealt selle muutusega seoses me siis töötasime Tallinna Ülikoolis välja koostöös Sotsiaalkindlustusametiga siis 3 juhendmaterjali, et kuidas siis toetada iseseisvumist, planeerida tegemusi ja siin on üks pilt, mis mõeldud just see noorte juhend, et pilt sellest. Me väga püüdsime noorte juhendisse sisse kirjutada, et nad tõesti, et nende vajadused, aga et nad oleksid kursis ka oma õigustega. Ma väga loodan, et noored vahest võib-olla äkki kuskil loevad seda, et nad teaksid ja et nad oleksid kursis. Ja tegelikult siin on nagu mõte ka selles, et see on ka vastutuse võtmine, kui ma olen nagu kursis oma õigustega, et suunata ka nagu vastutust võtma, oli ka see üks mõte. Ja siis kohaliku omavalitsuse juhises on siis toodud välja sellised 8 nagu heaolu valdkonda ja väga loodame, et need on abiks näiteks lastekaitsetöötajatele ja ka kasuvanematele, perevanematele, et need välja toodud, et ühesõnaga seal iga selle heaolu valdkonna juures on siis rida küsimusi, mille üle siis võib täiskasvanu mõelda, kui ta toetab siis iseseisvumist, et tõesti see vajaduste hindamine on siin see selline hästi kesksel kohal see märksõna ja teine märksõna on see, et põhimõtteliselt igas nendes nagu heaolu valdkonnas, et mõelda selle üle laias laastus, et mis seda heaolu toetab ja mis tagasi hoiab. Ja olen siia välja toonud veel ka siis sellise väikese nagu katkendi nii-öelda resilientsusteooriast, mis on minu arvates väga selline nagu asjakohane siin iseseisvumise toetamisel ja vajaduste hindamisel ja tuleviku planeerimisel. Ehk et see resilientsusteooria tõesti suunab nagu vaatama eeskätt tugevusi, kaitsefaktoreid noores endas, tema suhetes, kas on vähemalt üks oluline täiskasvanu, parem kui rohkem. Millised on tugevused õpingute ja tööga seonduvalt ja millised sellised kogukonnas laiemalt. Väga oluline, mida toob siin hiljutine selle aasta raamat, trükist ilmunud üks lastekaitsetöö raamat, et
et oluliselt nagu suurendab seda nii-öelda kaitsefaktorina, mõjub see, kui nooruk ise osaleb oma kõikide nende nagu küsimuste arutelus, nii et selline noore enda osalemine ja pluss keegi täiskasvanu, aga seda kindlasti kõik te ka teate. Ja lõpetuseks, nii et selline õigustepõhine suunitlus ilmselt on asjakohane asendushoolduse kontekstis. Uus oluline mõõde siinjuures on siis laste osalemine. Jätkuvalt on küsimuseks nii juba, kui laps perest eraldatakse, kuni siis asendushoolduse kestvuse käigus kui ka iseseisvumisel, kuidas tagada armastuse vajadus lapsele, lapse õiguste ja heaolu kontekstis. Oluline kõige selle iseseisvumise toetamise juures on laste tõsiselt võtmine. Et nagu nende potentsiaali nägemine, nende potentsiaali uskumine, et tõesti, et ei jääks kinni nendesse lugudesse, mis ta teinud on, kõik nii edasi, mingid asjad ja nii. Aga tõsiselt võtmine, nagu uskumine, et nad on, kas või see väike näide, et nad on võimelised valikuid tegema väga väikestes asjades, alates suuremate eluküsimustega tegelemise juurde. Ja nii, et ja viimane selline aspekt siin tõesti, et siis mis heaolu toetab, mis tagasi hoiab. Ja veel viimane aspekt, et ma usun, et tegelikult on siin väga oluline siis eri osapoolte ühine pingutus, kui me räägime laste ja noorte iseseisvumisest, et tõesti lastekaitsetöötajad, kasuvanemad, perevanemad, miks mitte ka ülikoolides töötavad, et kui me mõtleme lastekaitsetöötajate väljaõppele. Aga kindlasti ühise vastutuse juures ei saa kõrvale jätta lapsi, noori endaid, lubame neile seda vastutust. Aitäh! Nii, Ingrid, ära mine veel ära. Vaatame, kas mikker töötab. Panid välja? Ei pannud välja? Ei pannud. No nii, aitäh. Aitäh, Ingrid, sulle väike meene meie poolt selle teekonnale viimise eest lapse heaolu mõtestamisel ja sellele, et mida ta siis iseseisvumisel vajab, aga ma luban ikkagi, kuigi me oleme natukene ajast üle läinud, saalile esitada sulle küsimusi, kui neid tekkis siin ettekande ajal, et võib muidugi ka hiljem, aga kas kellelgi on küsida Ingridile midagi täpsustada? Ja palun, Triin, ma annan sulle mikrofoni. Ma panen selle koti siia. Aitäh, Ingrid, sa küsisid selle küsimuse, aga ma palun, et sa teed ise küsid, ise vastad ja oli juttu sellest heaolu joonest seal. Ja et ja küsimus, et kus me lapsed täna on ja just nimelt asendushoolduse võtmes ja ka seadusandluse võtmes, et kas sa reedad ka oma vastuse, et kus sa näed, kus me siis oleme teoorias, praktikas? Seda siia tagasi panna ka, et siis on kuidagi. See oli see. Ja, et ma täitsa arvangi nii, et seadusloome mõistes, poliitika ja seadusloome mõistes oleme megi seal. Et me olemegi juba siis selle lapse subjektiivse heaolu juures, sest lastekaitseseadus ju seda väljendab, et laste arvamuse toetamine, arvamuse väljaselgitamine, laste hääl. Tegelikult me isegi natuke oleks täpsem, et seadusloome mõistes oleme me seal. Võib-olla kui me nüüd mõtleme nagu poliitika kujundamist, siis mulle tundub, et poliitika kujundamises on hästi palju olnud nagu fookuses ja rõhutatud on just seda sellist nagu pere teemat, pere sarnased, perepõhised, perekonnas hooldamise vormid, kõik see teema. Nii et võib-olla poliitikakujunduses on seda laste subjektiivset heaolu nagu vähem rõhutatud, et kuidagi selles mõttes on väga-väga siin, muidugi juba siit, aga et väga siin on see poliitikakujundus, et laste arenguvajadused ja see on väga hästi, aga nagu võib-olla poliitika kujundumises võiks olla nagu selgemad eesmärgid asendushoolduse kontekstis, et mida ikkagi nagu seda lahti kirjutada rohkem, seda osalemise temaatikat ja seda lapse subjektiivse heaolu nagu mõtestamist. Aga praktikas, kui ma päris ausalt ütlen, et siis kõigub praktika väga-väga, tõesti nii, väga halb praktika, tähendab mitte, see ei ole halb, eks ju, aga lihtsalt ma arvan, et täna selles sajandis, kus me oleme ja selles aastanumbris, kus me oleme, ei peaks enam tegelema ainult laste ellujäämise tagamisega või laste objektiivsete heaolu standardite nagu nendele otsa vaatamisega.
et selles mõttes siis võib öelda, et jah, et justkui nagu liiga vähe, aga et on kindlasti head praktikat ja tõesti südamest ma tõesti mõtlen ja ütlen seda, et puutun kokku nii kasuvanematega kui ka perevanematega, kes kõik nagu mõtlevad selle peale, et kõik see siin on olemas, et vot see tema lapse endaga suhtlemine, lapse enda nagu perspektiiv oma heaolule. Ja aitäh selle küsimuse eest. Ma tegelikult ausalt öelda ka lootsin, et ehk tuleb see küsimus. Aitäh! Nii, aga suur tänu praegu Ingrid sinule.